Selline huvitav sõna, mida ma tahan, et me koos läbi seedime või mälume või kaalume või mõtiskleme. See ei ole mingisugune valmis jutlus siin, et ainult neela ja hammustada ja närida ei ole vaja. Jah, siin on nüüd vaja natukene mõttetööd teha. Nii nagu need Jumala sõnumid on ja eriti viimasel ajal on sellised alususkumisi või tõekspidamisi, kuidas ma seda ütlen, et mis sõna see on? Challenge on inglise keeles. Meie automaatselt omaks võetud baasuskumused, mis on liiga lihtsustatud, liiga üheülbalised, sellised tõekspidamised, mida on kerge kantslist õpetada, et tee nii, siis on nii, aga elu jooksul elu näitab, et mida ma teen, kui see ei toimi, mida mulle õpetatud on. Ja mul on siis valik, kas ma siis kibestun, pettun, lähen katki, mida ma teen, kui see, mida mulle õpetati, ei toimi. Aga mida sulle õpetati? Sest et Jumalaga käies me ei pea katki minema. Kui meie uskumused oleksid see Jumala usk, kui me näeksime nagu tema ja mõtleksime nagu tema ja kui meil oleks täis arusaamine asjadest, siis me ei peaks olema kimbatuses, meeleheitel, puruks katki ja vaata, et ristteel, et mine või minema, sest et ma ei tea seda Jumalat, keda ma olen teeninud, ma ei saa temast aru. Jumalaga ei ole kunagi probleem, olete te selles mõttes minuga nõus? Me teame seda väga sügaval oma sees, oma selles algloodus, me teame, et Jumal ei ole probleem. Aga kui meie elus lähevad asjad niimoodi, et me läheme katki, sest me oleme Jumalast uskunud midagi ja lootnud midagi ja me oleme kõik pannud nii-öelda ühele kaardile, millest me hoiame 10 küünega kinni usus ja kui see ei toimi, siis ma arvan, et olete minuga nõus, sel juhul on see, mida me uskusime, puudulik, mitte et Jumal vedas alt. Ma arvan, et väga paljudel on elus see kogemus olnud, kus sul on tunne, et Jumal vedas alt. Aga kas ta siis tegi seda? See ei ole tema loomuses, see ei ole võimalik, vaid ikkagi on tegu sellega, et me oleme oma kasvuteel ikkagi veel alaealised ja läbi selliste ristteede ja läbi selliste kriiside me kasvame alles sellesse poja täisealisuse küpsusesse. Ja siis ei kõiguta meid enam mitte miski, sest täisealine poeg ei värise, ei võdise, ei vangu, ei muserdu, ei hüsteeritse, sest ta hingab oma isas. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma loen selle ette, mida ma siin mõned päevad tagasi kuulsin. Mingisugune väljakutse või mingi rünnaku moodi asi tuli. Ma lugesin ühte raamatut ja seal oli kuidagi vist juttu sellest, et ma isegi täpselt ei mäleta, et me ei peaks toetuma oma mineviku kogemustele. Et kui sul on minevikus kogu aeg ühtemoodi kogemused, mis on negatiivsed, siis me ei tohiks teha nendest negatiivsetest kogemustest nüüd tulevikku kuulutavat usku. Mõistate mind? Kui sa oled 20 korda ühtemoodi saanud petta või reedetud või altveetud või läbi kukkunud või millestki ilma jäänud, siis see nagu õpetus ütles nii, et me ei tohiks võtta nüüd seda ja eeldada, et ka edaspidi on nüüd kõik halvasti. Et kui samasugune olukord hakkab kujunema, siis me ütleme otsi lolli. 20 korda on valesti läinud, ma isegi ei usu enam, ma enam ei looda enam. Ja me projitseerime selle, mis minevikus oli, oma tulevikku. Nii, ja kuidagi see õpetus pööras mind mõtlema kõige negatiivse peale, mis mu selja taga on olnud. Ja just sellised asjad, kus ma olen midagi uskunud, ma olen midagi lootnud, ma olen täielikult pühendunud
teinud, ma olen kogu tule ja kirega pühendunud ennast mingisuguse asja tegemisele, mingisugusele ülesandele kuskil koguduses või mida iganes Jumal on andnud. Ja kuidas iga kord see lugu on lõppenud nii, et ma olen pidanud edasi liikuma. Ja ma hakkasin keskendusin just selle peale, et näed, seda ma uskusin, näe, selle sa võtsid ära. Ja tead, selline kuri hääl tuli peaaegu, siukene kihvatus või. Ma mõtlesin, et oot, mis see nüüd on siin. Ma tunnen, et midagi sellist kibedat tahab kuidagi häält teha. Et näed, seal ma tegin seda ja sa võtsid selle ära. Ja siis sa viisid mind sinna ja seal ma hakkasin tegema seda, aga siis ma pidin minema piiblikooli ja jälle see asi ei läinud edasi. Ja siis me tegime kõik selleks, et elu läheks edasi just sellisel viisil, nagu me olime uskunud kogu südamest. Ja siis kõik läheb hoopis teistmoodi ja vastupidi ja sa võtsid jälle selle unistuse ära. Ja siis me tahame uuesti midagi teha ja jälle kõik muutub, tuleb täiesti uus asi jälle. Ja siis ma hakkan tegema seda uut asja ja ma pühendun täiega, valan kogu oma higi ja vere ja 7 päeva nädalas ja ma arvan, et ma näen, kuidas see tee läheb nüüd edasi. Kuni ühel hetkel on uks ees kinni ja sa võtsid jälle ära. Ja siis tuleb järgmine asi ja ma mõtlen, et nüüd tuleb siis see asi, mida sa hakkad edasi ehitama. Ja vaevalt on see asi alanud, kui jälle tuleb 180 kraadi pööre, Jumal, ja sa võtsid selle jälle ära. Ja kui ma neid asju mõtlesin, mida ta mult kõik on ära võtnud, millesse ma olen uskunud, ma tundsin, kuidas ma lähen aina vihasemaks. Ja siis ta annab järgmised korraldused ja me teeme kõik ära ja siis on kõik nii vägev ja ju suured imed ja kõik sünnib ja kogudus on sündimas siin Rootsis ja kõik on ja ma palvetan ja Jumal ütleb, võta need võtmed ja pane nüüd selle meie kätte. Jälle võeti ära, mina paastusin, mina nägin vaeva, jälle võeti ära. See lugu on nii pikk. Ja ma olin täitsa tige, kui ma selle läbi mõtlesin ja ütlesin, no ütle, mismoodi mina peaksin uskuma, et veel midagi jääks minu ellu, mis on pikka aega ja püsiv, mida sa jälle ära ei võta, sest sa võtad kõik ära. Kust ma pidin arvama, et sa seda asja ja seda asja ära ei võta. Loomulikult ma olin kogu aeg stressis, sest sa olid kõik ära võtnud. Vahel me peame selliseid ausaid kõnesid Jumalaga. Ma ei tea, kuidas sinuga on, kas sa oled Jumalaga ausalt rääkinud? Ausaid küsimusi küsinud niimoodi. Võib-olla sinu tee ei ole selline nagu minu oma, aga no minu oma on tõesti selline, eks nii. Ja ma küsisin ta käest seda ja siis ma mõtlesin, et okei. Aga mille üle ma nurisen? Kas on midagi halvasti läinud või? Nagu iseenda käest küsisin, panin stopi ja siis mõtlesin, kas ma oleks tahtnud, et ma oleksin jäänud sinna esimesse kohta? Ei. No aga kas sa siis oled pahane, et ma selle sult ära võtsin? No ei ole pahane. Nii, järgmises kohas. Kui ma ehitasin sul kõik selle üles, ma ehitasin sind üles selles teenistuses. Kas sa oleks tahtnud sinna jäädagi? Ei oleks tahtnud jääda. Sa ju tahtsid piiblikooli minna? Jaa, tahtsin. Nii, kui see oli läbi, sina arvasid, et sinu tee läheb edasi sealt kaudu. Aga vaata, mis ma tegin. Kas sa annaksid selle kogemuse ära, mis sa said, mis tuli pärast seda? No ei anna ära. Tegelikult oli palju vägevam, oli see, mis juhtus pärast seda, kui jälle oli eelmine asi ära võetud. Ja niimoodi ma küsisin või Jumala vaim minu sees küsis järjest, aga siis, kui sa oleksid nüüd siia seisma jäänud, siis sa ei oleks kohtunud nende inimestega, kellega sa täna koos oled. Kas sa nüüd oled pahane sellepärast, et see lugu ära lõppes ja ma tõin sind järgmisesse kohta, kus sa kohtusid nende inimestega, kellega te täna koos lähete.
ei, see oli väga õige ja edasi. Ja edasi ja edasi, kui ma tõin su Rootsi tagasi ja kõik see, mis sealtkaudu tuli, kõik uksed, mis läksid lahti teistele kontinentidele, sa pidid maha jätma selle, mis oli Eestis, aga kas sa oled vihane selle pärast, et ma selle ära võtsin, aga vaata, mis ma asemele andsin. Ja niimoodi ma andsin nagu Jumalale vastuseid. Ja ma leidsin, et absoluutselt iga kord, kui ta on midagi ära võtnud, kui miski asi ei läinud nii, nagu mina unistasin, kindlalt uskusin, 10 küünega hoidsin kinni ja ehitasin oma sees seda teed, hoides silmad selle tee või selle tuleviku peal, mida ma kujutasin ette, kuidas nüüd läheb. Ja kõik läks hoopis teistmoodi, väga kiiresti, 180 kraadi teistmoodi. Ja ma vaatasin, et absoluutselt iga kord see, mis tuli pärast seda, kui eelmine asi ära võeti, see, mis tuli pärast seda, oli palju vägevam ja palju parem kui see, mis ennem ära lõppes. Ja see lugu on juba nii pikk, et tegelikult ma näen, et siin on üks muster. Iga kord, kui ma loobusin sellest, mida ma ise hakkasin ette kujutama, kuidas mu tee läheb, kui ma lasin selle lahti ja olin nõus sellest pettumusest üle saama, Jumalaga edasi liikuma, siis kui ta pööras lehte minu eluraamatus, siis selle lehe pöördel oli nagu vau, oleks ma seda teadnud, ma oleks rõõmuga jätnud selle, mis selja taha jäi. Nii et ma nägin, kuidas Jumal tõestas mulle, et tal on alati olnud õigus. Aga me ei saa aru ja kogu sellel teel me ikkagi hakkame ehitama neid õhulosse. Me hakkame ehitama oma tuleviku nägemust, kuidas see nüüd edasi läheb ja kuidas me kujutame ette, kuidas meie elu profeteeringud ja kuidas need kõik hakkavad nüüd hargnema, eks ole. Ja iga kord, kui me hakkame seda tegema, see ei ole see. See ei ole see, Jumal alati üllatab. Me peame olema valmis seda lahti laskma, eks. Ja niimoodi, et kui ma olin juba ennast tigedaks mõelnud, keskendudes ainult nende tõeste faktide peale. Selle sa võtsid ära, seda ma tegin, selle sa võtsid ära, sellele ma pühendusin, sa võtsid ära. Tegin kõik, mis minust olenes, sa võtsid ära. Kui ma keskendusin ainult sellele, mis kõik on Jumal ära võtnud, siis kogu maailm läks mustaks ja kibedaks ja tigedaks. Sama stsenaarium. Ma panin oma silmad täpselt samades seikades selle peale, mis pärast seda tuli head. Sa võtsid selle ära ja tuli see vägev asi. Sa võtsid selle ära, vau, tuli palju võimsam asi. Sa võtsid selle ära, appi, vot siis alles läks see asi vägevaks. Sa võtsid selle ära, appi, Jumal, milline aukartus pärast seda, mis tuli, see oli veel palju võimsam. Ja kui ma mõttes käisin selle tee nüüd läbi, jutt on täpselt samast eluteekonnast. Täpselt sama sündmustik. Ütleme niimoodi, et see kronoloogiline juhtumuste rada, mida ma mõttes läbi käisin, oli täpselt sama. Valida oli see, kas ma käin seda negatiivset liini pidi või käin ma seda positiivset liini pidi. Ja see oli minu valik. Ma sain aru seda, et kui ma oleksin maandunud nüüd sellesse kohta, et vaata, Jumal, mul on sulle faktid. Kas sa saad eitada, et sa oled mult kõik ära võtnud, mida ma olen armastanud, millesse ma olen uskunud, mille eest ma olen hinna maksnud, mille eest ma olen paastunud, palvetanud, võidelnud. Ma olen selle peaaegu kätte saanud või juba olengi kätte saanud. Kas sa saad eitada, et sa oled kõik ära võtnud? Ja ma oleksin võinud lõpetada totaalses kibeduses ja tigeduses, kui ma fokusseerin sellele. Aga kui ma vaatasin ainult sellele, kuidas kogu aeg läks ainult paremaks, aina paremaks, tänapäevani, kogu aeg aina paremaks, siis ma olin nagu õhupall, ma olin nagu heeliumipall, sellist Jumala au ja armastust täis, et Jumal iga kell, mida iganes sa küsid, ma annan ära, sest alati, mis tuleb pärast seda, on alati võimsam, aulisem ja väelisem, mis oli enne.
Vaadake, kui palju oleneb meie fookusest, kuhu meie hing pöörab. Kurat pöörab meie hinge ja näitab kogu aeg, mida sul ei ole. Mida sa ei saanud, mis läks katki, mis läks valesti, halvasti, 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 ainult halvasti. Nii. Ja mis siis oodata on? Kui sa niimoodi vaatad, siis kui sa seda rida vaatad, mis tulevik on? Tulevik läheb täpselt samamoodi edasi, ainult halvasti, 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 halvasti. Aga kui sa vaatad, kuidas Jumal on sinuga käinud ja mida ta on positiivselt teinud, sa näed, võit, võit, hästi, 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 paremaks, paremaks, paremaks. Ja kuidas sa vaatad tulevikku? Vau, aina paremaks, 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 sest see on Jumala käekiri. Ja sellepärast ongi, et ühed inimesed, kes läbivad oma eluteega selle kadalipu ja nad on ainult pimeduses, ainult negatiivses, ainult katkisuses, ainult kibestumises ja lõpetavadki täielikus pimedas öös. Ja teised, kelle kannatuste rada on võib-olla kuubis, kordades hullem, ainult kiidavad ja tänavad Jumalat tema ustavuse eest, nad helendavad pimedas sisuliselt, nad on täis rõõmu, rahu, austust, ülistust ja nad lõpetavad tohutus aus. Mis on nende kahe erinevus? Mõlemad tulid läbi pettumuste, läbi kukkumiste, kaotuste, reetmiste, kannatuste rada. Erinevus on ainult selles, kummale poole sa suunad oma fookuse. Ja nüüd ma loen sulle, ma tegelikult rääkisin sulle selle loo praegu ette ära, selle, mille ma nagu oma sees olen läbi seedinud ja mida me hakkame koos arutama. Aga nüüd kerime tagasi, sest et tuleme tagasi sellesse punkti, kus ma otsustasin käiku vahetada. Ja võtsin need samad kogu oma ajaloo, 30-aastase ajaloo ja keskendusin ainult sellele, mis peale iga kaotust, peale iga 180 kraadist muutust, mis pärast seda paremaks läks. Ja kui ma selle mõtlesin ja tundsin, kuidas ma kõik seest lähen valgust ja rõõmu ja sellist au ja õnne täis, kui ma olin selle läbi mõelnud, siis hakkas Jumal rääkima. Ja nüüd ma loen sulle ette, mis Jumal rääkis. Nüüd sa näed, kuidas ma olen kogu tee olnud sinuga. Kogu aeg sinu huvide eest väljas. On kaks võimalust, kaks eri viisi vaadata oma elujuhtumitele. Hea või halb. Kas see, mis sinuga juhtus, oli hea või halb? Kui halb, ei olegi sul midagi muud oodata kui ainult halba. Kui hea, ootavad sind ainult head asjad mu paremas käes. Inimesed ise määravad, kuidas nad oma elust läbi tulevad. Kas nähes üksnes vastulööke, kaotusi ja kaotusvalu või võite ja üha uusi vallutusi, mis lõpevad taas triumfiga. Ma olen teid võitjaks loonud, võidu teele. Võitu ei saa, kui pole lahinguid ja väljakutseid. Miks sa pead lahinguid kaotuseks? Näe neid hoopis võiduna. Sa võitsid iseenese. Vaenlane kaotas. Sa pääsesid silmusest, võrgust, mis su teele oli pandud ja sa astusid taas pika sammu edasi. Nüüd ootab sind uus preemia, uus autasu. Mina olen sinu Jumal, kes autasustab, mäletad? Ma ei autasusta ainult üks kord elu lõpul. Mis siis saaks, kui sportlane saaks autasu ainult elu lõpul, aga mitte vahepeal, mis teda edasi innustaks? Minu tee on täis autasusid. Need on peidetud raja äärde. Need ootavad neid, kes tulevad edasi positiivses usus ega jää leinama seda, mis kõik oleks võinud teisiti olla. See, et te midagi ei saanud, ei tähenda kaotust.
Miks te arvate, et autasu on see, mida te saada tahate? See pürgimus, see soov või asi. Võit ei ole üldse seal, et te saate kätte, mida tahate. Võit on hoopis eespool. Võit on seal, kui te tulete edasi, olles mitte saanud, mida uskusite ja tahtsite. Sina ei ole võitnud mitte sellepärast, et sa said kõik, mida tahtsid, vaid sellepärast, et sa lasksid lahti ja tulid ikka edasi, olles mitte saanud, mida uskusid ja kujutlesid. Ma ütlen, minu juures on palju rohkem võitjaid, keda peeti kaotajateks, kui neid, keda peeti võidukateks, sest nad alati said, mida tahtsid. Teha, mida tahad, jõuga, tahtejõuga, mobiliseerides vägesid, on lihtne. Palju raskem on loota minu peale, loota ja siiski mitte saada ning ometi tulla edasi armastuses ja truuduses. Ma ütlen, teie ei näe nii, nagu mina näen. Ma näen, kes kui paljust on loobunud, oma elust, oma unistustest, igatsustest, lootustest ja siiski saanud neist kaotustest ja pettumustest üle ning jäänud minuga, isegi näilises autuses, häbis, kui on otsekui tühjad peod. Võitjad on need, kes ei ole oma elu armastanud surmani. Mitte need, kes võivad näidata trofeesid, mida nende usk neile saavutas. See võit on palju madalam võit. Jah, enesedistsipliinil on väärtus, töökusel ja pühendumisel ka, ma ei eita seda. Aga ma ütlen, et minu silmis on palju aulisemad need, kes ei saanud neid suuri võite, imesid, au ja tähelepanu, aga vastukäimistele vaatamata jäid minuga. Nende usu ohver on palju suurem. Kas sa kibestud, kui sa ei saa, mida loodad? Või ohverdad selle niinimetatud kaotuse mulle? Kas sa oled valmis valuks, kui midagi sinult jälle ära võetakse? Kas sa lased sellel minna, et pälvida võidukrooni, mis tõesti on sulle auks? Või valid jääda autusesse, hoides kinni minetatud võimalustest, mida sina oleksid tahtnud? Kas sa annad kõik mulle? Abraham oli nõus kõike kaotama ja surema pojata. Mille iganes sa ära annad, on sulle auks, mitte see, mille iganes sa endale välja võitled. Vahel on tühja käsi edasiminekus suurem au, kui suure varanduse otsas istudes, kus sa enam edasi tulla ei saa. Aamen. Vot selline lugu. Ma tean, et see tekitab palju küsimusi, aga siin ei ole tegelikult mitte mingisugust vastuolu. Siin võiks niimoodi öelda, et kas me siis ei pea uskuma, kas me siis ei pea võitlema, kas me siis ei pea usus seisma viimase, higipisara ja veretilgani. Ei, me seisame usus, me võitleme, aga see, nagu seal üks õpetussõna ütleb, et liisku langetatakse kuuehõlmas, sest et otsused tehakse varjatult oma sees, kuhu poole siis sa tahad, et see liisk langeb, eks, aga see otsus tuleb Jehovalt. Küsimus on selles, mis siis saab, kui sa ei saa seda, mida sa tahad, mida sa ette kujutad, mida sa unistad. Paljud on öelnud sellise küsimuse peale, no siis ma ei tea üldse, siis pole sellel Jumalal mitte mingit mõtet, siis ma ei näe küll mingit mõtet, miks ma peaksin seda Jumalat edasi teenima. Mida oligi tarvis tõestada, see, millest sa kinni hoiad, see, mida sa usud, see, mille külge sa klammerdud, see on sulle tähtsam kui see, et lasta see lahti ja tulla edasi.
Vaadake, kui huvitav, mis Jumal näitas siin selle läbi, kus ta ütles, et miks meie arvame, et võit on see, kui meil on see usuvõitluse trofee käes. Et see asi, mida me nii hirmsasti tahtsime, et me oleme finišijoone ületanud ja me saime kätte, mis me tahtsime ja me tõstame selle tohutu suure kuldkarika üles kõigi tribüünide ees ja ütleme, vaadake, ma sain kätte, mida ma uskusin, ma olen võitja. Ja Jumal ütleb, see, kui sa saad kätte selle, mille eest sa nagu usus oled nii kõvasti pingutanud, see on palju madalam võit. See on võit, jaa, see on võit. Aga ta ütleb, see on taeva silmis madalama järgu võit. Kui see võit, kui sa ei saanud ja sa lasid lahti ja tulid edasi ja Jumal ütleb, et nüüd see autasu, kui sa olid võimeline pettumusest üle saama, kaotuse talle ohverdama. Kui sa tulid edasi, siis nüüd selle raja äärde on tõelised autasud peidetud. Sest et sa osutusid võitjaks sellises võtmes ja sellises dimensioonis, mida sa ei teadnudki. Mina tean seda, et möödunud usuvoolude ja õpetusajastute sees on olnud selliseid õpetusi või juhiseid, et sa paned kõik välja ja nii-öelda seisad selle eest viimase lõpuni, mida sina usud. Et sa oled võtnud mingi tõotuse ja sa raiud ja rammid seda ja kleebid omale selle külmetuskapi peale ja kuulutad ja deklareerid ja kuulutad nii-öelda olemisse. Aga siis need inimesed, kes selle õpetuse järgi neid asju ei saanud, kas te teate, kui palju neid pudenes kogudusest ära, pudenes Jumala juurest ära, pudenes üldse Jumala teelt ära? Sest nad kuulsid õpetust, kuidas usus seista ja mitte lahti lasta. Ja kui juhtus nii, et ei läinud nii, nagu nemad uskusid, siis nii-öelda trumm oli läinud ja läksid pulgad ka ja läks Jumal koos sellega, mida nad ei saanud. Aga need, kes olid nõus Jumala juurde tulema küsima, mis valesti läks, miks nii, ja nad olid nõus tulema koos Jumalaga edasi, isegi kui nad aru ei saanud, sest Jumal oli neile kallim kui see, millest nad ilma jäid. Ja Jumal kuulutab nemad võitjaks. See võtab aega võib-olla, kuni see settib, aga ma usun, et te saate vaimus aru. See ei tähenda seda, et meie elutee ongi ainult pettumuste kadalipp, kus me ei saa, mida me tahame. Täiesti vale. Me saame enamus juhtudel, ma ütlen, et lõviosa juhtudel ja ma arvan, et kaugelt palju rohkem, kui me isegi teame, me liigume ja elame oma palvevastustes. Me liigume ja elame selles, mida me oleme uskunud ja me saame seda iga päev nii, et see on nagu meie loomulik keskkond, me enam ei pane tähelegi. Aga sinna vahele pikitakse selliseid eksameid, selliseid testikohti, kus ühtäkki see, milles sa oled raudkindel, see ei lähe nii, nagu sa arvasid. Mida sa siis teed? Ja see, mis su sees siis üles tõuseb, see tegelikult paljastab sinu vaimuliku olukorra paremini kui miski muu. See, kui sul oleks näidata ette ainult tohutute usutrofeede näitus. Kujutage ette, kui sul on üks toa täis karikaid, auhindu ja medaleid ja sa ütled, vaadake, tehke järgi. Mina uskusin, mina paastusin, mina võitlesin ja mina võitsin. Näe, mina sain selle ja mina sain selle ja mina tegin selle ja näe, selles võimatus olukorras saavutasin mina selle ja näe, anti mulle võimatu ülesanne ja näe, ma sain selle tehtud ja vaata seda trofeede rida. Kus sinu trofeed on? Tee järgi. Aga
sellised inimesed ei tea ja ei näe, kui suured ja aulised võidukarikad on selle inimese taevases, selles väljapanekus, mida keegi teine ei näe, kus ta on pidanud järjest enesele surema, midagi jälle alla neelama, midagi lahti laskma, midagi andeks andma, millestki loobuma ja et öelda, issand, sina oled mulle kallim kui see. Kui ma ei saa, ma lasen selle lahti, sest Jeesus, sina oled minu kõik. Kui mul oled sina, siis mul on ülim ja kõrgeim võidukarikas. Mis karikaid ma siia kõrvale panen? Mis usuvõite ma siia kõrvale panen, kui mul oled sina? Sina, Jeesus, oled kõigi aegade peavõit. Ma ei lase sellest mitte iial lahti. Ma ei lase iial lahti kogu universumi kõige kõrgemast peavõidust, mis on Kristus ise. Paulus jahtis seda peavõitu, kui te mäletate Philippi kirja, kus ta ütleb, ma unustan ära selle, mis on taga ja ma sirutun selle poole, mis on ees, taevase kutsumise võiduhinna poole. Ma küsin teie käest nüüd seda, kuidas teiega on? Kuidas teie elus on? Kuidas te tulete üle ja kuidas te tulete läbi nendest olukordadest või kui te vaatate ka tagasi, kuidas te tulite üle selle künnise, kui asjad ei läinud nii, nagu te uskusite, lootsite ja kujutlesite, mida te olite võib-olla ka kõigile välja kuulutanud usus. Ja siis ei läinud nii. Vaadake selles tekstis siin, kus Jumal ütleb, et need, kes tulevad temaga edasi, isegi näilises autuses ja häbis, kui otse kui tühjad pihud, nagu tühjade pihkudega. Sa tuled edasi. Nüüd vaata, kõik vaatavad sind ja ütlevad, no näe, kus su Jumal on. Sa lubasid, et Jumal teeb seda. Näed, mis sa nüüd teed, silmad häbi täis. Jah, on just nagu kaotus, on ju? On ju, see hetk on ju nagu kaotus. Aga Jumal ütles ju, et mina ei näe nii, nagu teie näete. Mina näen teistmoodi. Mina näen, kui sa nüüd tulid ja korjasid ennast selles näilises autuses ja häbis, kraapisid ennast kokku ja tulid edasi. Seal taevas särab üks palju suurem võidukarikas, mida need, kes lihas näevad, nad ei näe. Iga kord, kui nende meelest sa kukkusid läbi või see tee ei läinud nii, nagu sa uskusid või arvasid või ütlesid, et nii läheb. Neile tundub, et sa käid ainult kaotusest kaotusesse, luhtunud lootustesse. Aga Jumal näeb, ta tuli edasi. Ta tuleb taas edasi. Peale kõike seda ta tuleb taas edasi. Vaadake Hiobi lugu. Kui paljud meist oleks tulnud koos Jumalaga edasi peale seda lugu, millest Hiob läbi tuli, peale kõike oma ustavust. Hiob otsustas tulla edasi ja vaadake, tema lugu on piiblis üle 40 peatüki ja ka see suur võidukarikas seal lõpus. See on nii müstiline. Ma ütlen, et see võtab harjumist, see võtab mõtlemist, mediteerimist selle üle. Jumal, kas võib olla, et taevas on juubeldanud nende ristteedel läbikukkumiste pärast, kui ma otsustasin tulla edasi. Kas taevas on rohkem juubeldanud sellest kui võidust, kui siis, kui ma uskusin, seisin usus ja võitlesin endale välja selle, mille ma siis oli võtnud omale ette uskuda. Mõtleme hetkeks selle peale. Kas see võib olla nii, et sa uskusid midagi suureks tunnustäheks kõigile ja siis see suure triumfiga juhtuski. Ja Jumal ütleb, no jaa, tubli. Noh, palju õnne. Said kätte. Seisid usus, võitlesid välja, said võidu. Et see on ka võit, jaa.
aga et kas tõesti, kui me tuleme edasi läbi pettumuste, läbi kiusatuste, kannatuste, proovile panekute, me tuleme sealt läbi, kui kõik on tuhaks põlenud. Ja me ütleme, et aga issand, ma kraabin ennast nüüd kokku ja ma tulen edasi, sest et tegelikult kõige peale tõele au andes sina oled peavõit. Ja see on see, mille poole ma sirutun ja sellest ma ei lase lahti. Ja kui sa nüüd sealt tõused, võttes oma risti ja mitte armastades oma elu, oma unistusi, oma ususaavutusi, oma triumfe, kui sa selle jätad nüüd ja ei armasta seda oma ettekujutatud elu kuni surmani, võtad oma risti ja järgid teda ja taevast käib läbi üks selline juubeldus. Ta on võitnud, ta on võitnud, ta on võitnud, ta võitis, ta võitis, ta võitis, ta võitis ära nii suure pettumuse, ta on tõesti väärt paguneid. Ta on tõesti väärt auastme kõrgendust. Mitte usuvõidu pärast, vaid võidu pärast iseenese üle. Läbi valu, läbi pettumuse kasvavad aukraadid, kasvavad kupud ja tärnid ja pagunid. See on täiesti, võiks öelda, et see on täiesti uskumatu, on ju. Aga kas te olete nõus vähemalt pooleldi noogutama ja mõtlema, et see võib olla tõsi? Ja ma loeks teile mõned kirjakohad, sest kohe peale seda teksti mul tuli trobikonnas kirjakohad, mida ma ei olnud varem sellisel viisil nagu kohe pannud selle nagu niimoodi kokku. Ja ma loen teile ette need ja siis ma annan sõna teile. Ja esimene kohe tuli mulle Malaakia kiri. Malaakia kiri ja 3. peatükk. Ja kuulame seda nüüd läbi selle filtri, mida ma just teile lugesin. Ja Jumal ütleb siin nii 13. salm. Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb issand. Aga teie ütlete, mida me su kohta oleme rääkinud? Te ütlete, ilma aegu on Jumalat teenida ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede issanda palge ees. Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid issandat. Ja issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad issandat ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel. Selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Vaadake, kuidas see Malaakia kiri toob välja ühed, kes on kibestunud ja trotsi täis ja ütlevad Jumalale, ilma aegu on Jumalat teenida. Mis kasu sellest kõigest on, et me oleme olnud nii ustavad ja teinud kõik sinu käsu järgi? On need, kes on trotsi täis ja ütlevad, sa ei ole teinud seda, mida me ootasime, sa ei ole teinud, mida sa lubasid. Aga siis on need, kes räägivad isekeskis, need, kes kardavad Jumalat. Need, kes taganevad oma pettumusest ja ütlevad, siin on midagi, mida ma ei tea. Ma usaldan oma isa headust, ma usaldan oma isa tarkust. Küllap ta õpetab mulle, miks asjad ei ole nii või ei läinud nii, nagu me arvasime. Ja Jumal ütleb, need, kes niimoodi Jumalat austavad, kardavad ja armastavad, salajas kirjutatakse nende heaks mälestusraamat. Vaadake, kuidas siin on see teema, on see, kuidas suhtuda pettumusse. Ja Jumal ütleb, ma olen neile armuline,
Nad kuuluvad mulle. Nad on minu eraomand ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teenib tegelikult midagi muud. Oma unistusi, oma trofeesid, oma ettekujutatud tulevikku, mida iganes, oma igatsusi. Need testid tulevad, mis panevad meil proovile, keda sa teenid. Kas teda või seda, mis sulle nii armas on, isegi kui see on väga püha asi ja õige asi. Teine kirjakoht on 1. Peetruse 4. peatükk. Ja me teame seda, aga ma loen seda siin ette, sest et see on ka sama teema kohta. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune? Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. Usaldage oma hinged head tehes. Ärge väsige head tegemast, ükskõik mis juhtub. Ärgem väsigem head tehes, usaldage oma hinged ustava looja hoolde. Aamen. Siin ka räägib, et ärge häbenege ja kui teid teotatakse Kristuse nime pärast. Kuidas sind võiks tabada teotus Kristuse nime pärast? Üks peatükk on seesama, kui sa oled öelnud, et Jumal teeb kindlasti seda või et kindlasti läheb nii või et ma hoian kindlasti nüüd raudselt sellest usust siin kinni ja see peab nüüd nii minema. Kui ei lähe, sa oled teinud seda Kristuse nime pärast, aga võib-olla ei läinud nii. Ja nüüd sind teotatakse ja Jumala vaim ütleb, ära häbene selle pärast, ära kaota lootust, ära pane tähele, sest sinu peal hingab edasi auhiilguse vaim, Jumala vaim. Ja vaatan, mul oli üks kirjakoht veel, oli õpetussõnad 16 ja 32. Pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linnavallutaja. Nii et kui sa mõtled, kas see on ikka Jumal, kes rääkis ja kas see on ikka tõsi, et linna vallutamine ja kangelasena kuulsuse omamine, et ma teen vägevaid tegusid, mul on usk, mis paigutab teisele mägesid, et kas tõesti sellised võidud on madalamad võidud kui see, kui me saame võitu iseendast ja paneme maha oma kaotuse, selle pettumuse, selle, mida me uskusime ja kui me saame iseendast üle ja tuleme ja võtame Jeesusest kinni ja ütleme, aga sinust ma ei lase kunagi lahti. Et kas see on ikka Jumal? Aga vaata, seesama õpetussõnad 16 ütleb, pikameelne, see on see, kes kannatlikkuses, kes ei rapsi, kes ei kibestu, kes ei ole äkiline, ei plahvata, vaid ta on pikameelne. Pikameelne on parem kui kangelane. Ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linnavallutaja.
Vaata, siin ridades on ju peidus see, mis Jumal ütles. See, kes saab üle ja hoiab kinni tõelisest võiduhinnast, selle võit on suurem ja selle võit on kõrgem astme võit kui see, kes sai alati, mida ta tahtis, mille nimel ta usus võitles ja sai kätte. Viimasena ma tuletan teile meelde seda kuulsat Efesuse 6. peatükki. Ja see 6. peatükk ja 13 salm ju ütleb: seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus. Siin eelnev salm ütleb, et see, kes võib meie vastu tulla ja põhjustada midagi, mis on väga kurb, väga kuri, väga negatiivne, väga ülekohtune. Selle taga on ju need taevaalused valitsejad, pimeduse maailma jõud, mitte Jumal, eks. Ja kui Paulus räägib, et meil on ju tegemist selliste jõustruktuuridega, seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Siin on taas see asi sisse kodeeritud. Relvastu, seisa kindlalt, tee oma kõht kõvaks, nii nagu see Hiobi raamatu krokodill, kelle see lihav vats on liikumatult paigal ja ta süda on otse kui alumise veski kivi kõvadune. Miks sul seda vaja on? See, et kui sa oled selles Sadraki, Meesaki ja Abednego olukorras ja tuleahi on ees ja see ei pruugi hästi lõppeda ja sa ütled, minu Jumal võib mind päästa, aga isegi kui ei päästa, ikka ei kummarda. Ja see on see koht, mida ütleb siin, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval, et sa meeleheites, depressioonis, ahastuses, pettumuses, sisemises purunemises ei viska minema ka Jumalat ja kuningriiki, kogu igavikku, kogu igavest elu ja au ja seda võimalust käia koos Jeesuse Kristusega, näha teda omaenda silmadega, puudutada teda omaenda käega, kallistada teda päriselt. Kas sa selle kaotuse pärast viskaksid selle minema? Ei, sul on vaja panna vastu kurjal päeval ja et jääda püsima, kui sa oled kõik teinud. Me peame võitlema lõpuni. Me võitleme lõpuni. Meil ei ole luba uskmatuses lasta ohjad käest ja öelda, mina ei tea, las minna nii, nagu issand tahab. Ei, meid on kutsutud võitlema lõpuni. Aga otsus on ikkagi Jumala käes. Sinu otsus on see, isegi kui ei päästa, mina ei kummarda pettumuse ja kibestumise vaimu ees. Ma lasen lahti, sest mul on peavõit ikkagi ees veel ootamas. Mul tuli veel üks kirjakoht meelde ja seda peab ka lugema, see on Jaakobuse 1:12 ja siin ütleb, õnnis ehk õnnistatud on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Mitte oma lemmikmudelit oma lemmikelust, vaid läbikatsumised tulevad, et sõeluda välja need, kes teda armastavad. Vaadake, kui huvitav. Ja siin on minu meelest, siin ütleb, et siin räägib, nad saavad elukrooni. Mitte pärjaks elu, jah, aga sa võid kujutada ette, kui Jumal austab sind elukrooniga ja selle elukrooni saavad need, kes armastavad teda, kes kummardavad ainult teda kui Jumalat, mitte ei kummarda oma mingisuguseid ideaale, mis on tegelikult ebajumalad. Sest kui kunagi ta ütles mulle, et mis iganes asi, mille mittesaamine ajab sind minu peale vihaseks, see on ebajumal. Ja see on väga hea tester. Mis iganes asi, mille mittesaamine ajab sind Jumala peale vihaseks, seal on ebajumal.
ja vaata, need testikohad ongi see, et need, kes teda armastavad. ja ma vaatasin, siin ütleb eesti keeles kiusatuses. ja siis võib mõelda, et no kiusatus. meil on igasugused kiusatused. ja et noh, kui sa pead, õnnis on mees, kes ei anna kiusatusele järgi ja sa võid juba mõelda, mis teemast siin juttu on, eks. aga ma vaatasin seda, et see kreeka keeles on selle nimi Pirasmus ja see tähendab proovile panekut ja see tähendab ka provotseerimist ja nii positiivses kui negatiivses. nii et õnnis on mees, kes peab vastu proovile paneku ja provotseerimise, olgu siis positiivsete ahvatluste läbi. sa ütled endale ei ja sa ei lähe, sa ei anna alla. või kui sind pannakse proovile ja sind testitakse ja sind provotseeritakse ärrituma, kibestuma, hing täis Jumala peale, miks sa ei teinud seda, mida sa lubasid. sind provotseeritakse, vaimne maailm provotseerib sind keskenduma negatiivsele. õnnis on mees, kes peab vastu sellise provotseerimise, sest tema saab elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. huvitav, eks? kellel on veel midagi lisada, kindlasti teil on veel mõtteid. Siis, kui sa lugesid seda või neid kirjakohti või õigemini rääkisid, siis mul tuli ka üks kirjakoht. See praegu kinnitab sedasama, mis sa lugesid nagu teise kandi pealt, et sa Rooma 8 ja 28. ja Paulus ütleb siin, et ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatluse kohaselt kutsutud, sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. ehk seesama, et tegelikult noh, kas see õpetussõnad, mis sa lugesid, kes valitseb iseenese üle on parem kui linna vallutaja, see räägib ju sisemisest kvaliteedist, mitte välistest nendest ja Jumalal läheb alati korda see sisemine kvaliteet, sest kuidas, kui meil neid olukordi ja asju meie elus ei ole, siis kuidas ometi, mis ime läbi meist saavad siis tema poja näo sarnasusse. sest kui tema käis läbi erinevates asjades, siis huvitav, et kuidas siis meie oleme haljal aasal kogu aeg, on ju, ja mitte midagi ei sünni, ainult võidud võidu peale. Jumalale on tegelikult see ja tegelikult, kui sa võtad ka inimlikust tasandi, siis Jumalale läheb see nagu samamoodi korda, kui näiteks kujuta ette, noh, ma ei tea, naisterahvad võib-olla pole vaadanud või ei vaata, aga poksimatš. Siis tegelikult on poksi ajaloos on väga palju selliseid matše, kus keegi lüüakse selle matši jooksul korduvalt põrandale. Korduvalt võib olla knockdownis, aga matši lõpus ta võidab knockoudiga. Seesama, kes käis 5-6 korda põrandale, keegi ei arva, et sealt, et noh, loetud asi. ja vot Jumal läheb ka see, et kui sa oled nagu pikali, no, nagu ütleme knockdownis, istud istukile, mõtled, et mis nüüd toimub ja mis nüüd saab, aga sa ajad ennast püsti ja ma ütlen, lähen edasi, ma hoian Jumal sinust kinni. Sest lõpuks ongi see, et üks ka aus küsimus, üks me peame ka seda küsima, mida me võib-olla ei taha võib-olla teha, on ju, aga mingil hetkel äkki peaks seda tegema, küsima, kui me oleme üksi, et küsima, et Jumal, kas ma sind tegelikult ka armastan. Seda tavas kristlane ei taha eriti teha, on ju, sest see ajab võbelema niimoodi, aga selline hea üks-ühele Jumalas olla, ütled Jumal, et kas ma tegelikult ka sind armastan või on siin mingid muud asjad? või ma armastan sind sellepärast, mida kõike head ma sinu käest saan. Just. Ma usun, et te saate aru, et see ei ole depressiivne lugu, vaid ikkagi rõhk on selle peale, et me oleme sellise või sees. Me elame nagu 99% ainult õnnistustes, vastatud palvetes. Me võtame seda nii enesestmõistetavalt. Kõik toimib meie ümber. Inglid on kogu aeg meie ümber. Nad kaitsevad meid nii paljudel kordadel, millest me ei
teagi. Esiteks, need inglid kaitsevad meid ümbritseva kurjuse eest. Näiteks, kui vaenlasele anda vabad käed ja nii-öelda kui inglid tõmbuvad eemale, ma ei tea, meist ei jää märga plekki ka järgi. See, et me võime nautida nagu ilusat ilma ja muretut päeva ja meil on toit laual ja kõik, me ei kujuta ette, millised inglid meie kõrval seisavad, kes peavad selle rahu ja selle heaolu, selle hingerahu meile tagama. Nii et me oleme sellises lakkamatus õnnistuses ja sellises kaitse sees, et kui siis tuleb see tilk tõrva, siis Jumalale tõesti, ta võib seda lubada, et ta aeg-ajalt, võib-olla isegi, et mitte nii väga, et tema peaks meid testima, aga see, et seesama vestlus, mis Jumalal oli saatanaga Hiobi üle. Kui saatan ütles, et sa teda niimoodi õnnistad, mis tal viga sind armastada? Aga vaata, mis juhtub, kui ma puutun ainult ühte asja, mis talle kuulub. Olgu see tema omand, olgu seda tervis, olgu seda lapsed. Vaata, mis häält siis Hiob teeb. Ja Jumal pidi sellele väljakutsele vastama. Ta ei saanud jäädagi ainult Hiobit hellitama, sest talle esitati väga karm väljakutse. Hiob ei ole sinu poeg. Sa oled ta ära hellitanud, aga vaata, kui sa ei õnnistaks teda enam, vaata, kas ta siis ka sinu poja näo sarnane on. Ja Jumal ütles, hea küll, sa võid ise selles veenduda. Ja need asjad, mis juhtusid, mis tekitasid Hiobile tohutu pettumuse, see oli ju tegelikult, et selle kaudu koorus välja see, et Hiob oli Jumala poeg. Ta valis Jumala üle kõigi kaotuste, üle kõigi pettumuste. Ma mõtlesin siin kas või lihtsalt selle asja peale. Abraham, meie usuisa ja eeskuju. Me ütleme, et näe, Abraham uskus, hoidis kinni, sai poja. Noh, võtke, tehke järgi, usu eeskuju. Ei, stopp. Lähme tagasi. Kas ta uskus ja sai plaksti? Nii kui Jumal ütles, sinu sugu saab olema nagu liiva mere ääres, järgmine kuu on Saara rasevä. Oli nii vä? Jumal ütles vanale mehele Abrahamile, kes oli juba, ma ei tea, kui vana, seal 60 või 80 või vana mees, ja ütles, et sinu sugu saab niimoodi olema. Abraham ei pidanud seda üldse enam loogilisekski. Nii, ja Jumal annab tõotuse, mis juhtus järgmine kuu. Saara tuleb, vangutab pead, ei ole. Ma vaatasin täna, et ühe kuninga poeg, kes tema pärast teda sai kuningaks, see isa oli 16, kui see järgmine kuningas sündis, tema poeg. Nii et 16-aastaselt olid neil juba lapsed. Nii, kui vana on Abraham. Ja nüüd tuleb see lubadus, et ta saab poja. Ja järgmine kuu Saara ütleb ei ole, aga Jumal lubas. No järgmine kuu siis tuleb äkki. 30 päeva pärast Saara tuleb, ikka ei ole. No hea küll, no ei anna alla, me ei anna alla. No 4 kuud, 5 kuud, 7 kuud, 8 kuud, aasta, 2 aastat, 3 aastat. Iga kuu Saara tuleb, ütleb, ei ole. Läheb 10 aastat. Läheb 20 aastat. Kujutate ette, me räägime 12 valusat ja kibedat pettumust aastas. Ma olen kindel, et nad nägid vaeva ja tegid tööd selle nimel, et see tõotuse poeg tuleks. Nemad ei jätnud ühtegi tühja auku. Nad tahtsid olla kindlad, et kui Jumal peaks see kuu otsustama, siis meie ei ole laisad. Me oleme oma töö ära teinud. 12 korda aastas oli üks kibe peavangutus ainult ja ei ole, ja ei ole, ja ei ole, ja ei ole. Miks pärast Abraham pälvis sellised pagunid ja sellised aukraadid ja tärnid, oli see, et vaadake, kui paljudest pettumustest ta pidi üle tulema ja ikkagi Jumalast kinni hoidma, ikkagi ustav olema. Ja ta sai pärjaks elukrooni, mille Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Ja mäletate, kui Abraham sai lõpuks selle trofee ja ta sai selle poja,
Ta ei saanud panna käed kõhu peale risti ja öelda, et oh, nüüd võib mu hing rahus surra. Ma olen näinud ära poja, et nüüd on kõik korras. Ei ole. 13 aastat ta sai seda rõõmu nautida, siis Jumal ütles, nüüd anna tagasi. Ohverda oma poeg ära. Vaata, selle koha peal oleks nii mõnelgi see kirgetupott lõhki lennanud. Sest sa ei aimagi, kus sinu all, vaiba all sügavas sisemises olemuses on varjatud pinge. Sul on midagi, aga sul on sisemine valmisolek, et Jumal võiks jälle vaiba alt ära tõmmata. Sa oled väga kristlik, sa oled väga kena, sa oled nii armas, sa oled nii malbe, aga ainult Jumal teab, kui sul vaiba all küdeb mingi asi, pinge kasvab ja siis tuleb see sõna. Anna taas ära see, mis ma sulle andsin, sinu unistus. Ja siis käib selline matakas. Kas keegi on näinud, kuidas mingi surve all asi lõhki lendab? Kui mingi veini anum lõhki lendab nii, et lagi on ka pärmiplätsakaid täis. Ja siis tuleb välja, et aga see valmisolek ja see pinge oli sinu sees kogu aeg, küdes vaikselt. Ja Jumal teadis ja ühel päeval ta vajutas nupule ja nüüd sa nägid ise ka, mis seal tegelikult peidus oli. Aga Abrahami katel ei lennanud vastu taevast. Vaid ta võttis oma poja, ta tuli ka sellest eksamist läbi. Ja sellepärast, kas te kujutate ette, kui sina saaksid selle tiitli kogu maailma rahvaste, kõigi ajastute põlvkondade, miljonite ja miljardite inimeste usuisa. See tiitel, mille ta pälvis, see oli tiitel. Ta sai kõige kõrgema tiitli, mis on peale Kristust, on see, et ta on kõigi miljardite Jumala poegade usuisa. Aga vaadake, mis teekond, mille ta läbis ja kui palju eksameid ja kui palju pettumusi. Nii et ärgem pidagem võõraks seda tulekoomust, millega meid pannakse proomile. Täna lugesin neid Madame Gajoni kirjutisi ja siis tal on üks asi, mis ta seal ütleb, et kõige suurem kuri, mis me võime Jumalale teha, on see, kui me ei usalda tema armastust meie suhtes. Et see on nagu kõige suurem see, et nendes olukordades võib see kaduma minna, kui need peedupotid on pingi all ja mis iganes. Aga see on meie inimlik loomus, et meie esimene järeldus, kui midagi ei läinud nii, nagu me tahtsime, miski kihvatab ja ütleb, Jumal ei armasta mind. Ta just mind millegi pärast kiusab, eks, aga me teame, et see on vale. Ja sellest valest me peamegi üle astuma ja see ongi see künnis. Sest need, kes seda lävepakku ei ületa ja jäävad selle künnise taha, need ei astu sellesse päeva, kus teda ootab autasu. Sest see künnise peal on need valvurid, need kurjad valvurid ja need künnise peal need valvurid ütlevad, no nii, näh, mis sa nüüd ütled? Ahaa, arst, aita iseennast, astu ristilt maha. Kus su usk nüüd on? Need künnise peal on need, kes irvitavad sinu üle. Ja kui sa nüüd võtad selle sööda vastu ja neelad alla ja pöördud kibedusest tagasi, sa ei astunud üle künnise oodatud tulevikku. Sa ei astunud sinna, kus teeraja ääres olid autasud reas. Ärme oleme rumalad, ärme pöördume künnise pealt tagasi, kui meile tahetakse just nagu pakkuda seda kibestumist, seda pettumust ja pöörduda tagasi. Me usaldame Jumala armastust, me usaldame, et üksnes häid asju on tema paremas käes igaveseks ja alatiseks ja ma astun üle selle läve, ma astun üle selle künnise, ma otsustan astuda homsesse päeva koos Jumalaga. Ja ma tean, et ma saan näha Jumala au. See võib olla iga päev. Võib-olla on sinu elus nii raske olukord, et sa pead iga päev otsustama üle selle lävepakku astuda ja seal on need lävepaku valvurid, kes ütlevad, no kas sa ikka veel usud või? Nea Jumalat ja sure, nagu see Hiobi naine ütles temale. Ja sa ütled, kao eest ära,
vabasta see ukselävi, ma astun üle ukseläve, ma astun üle sellest pettumuse pakkumisest ja ma otsustan astuda homsesse päeva. ma tean, et head asjad ootavad mind ees homses päevas. kui ma tagasi pöörduks, siis on kõik läinud, siis on ka kõik eelmised ohvrid, kõik mõttetud, siis ma olen kõik kaotanud. ma ei saa seda endale lubada. ma pean iga päev otsustama astuda üle selle ukseläve, minna edasi tulevikku. Hirmutav on pöörduda lävepakult tagasi, mis oli võib-olla viimane lävepakk sinu helgesse valgesse tulevikku ja täpselt seal sa nüüd ütlesid nagu eestlane, ah, kuu peale kõik, ma ka enam ei viitsi, ma tegelen parem oma eluga. Ja Jumal ütleks, tead, sul oli 5 sentimeetrit puudu, oleks sa üle selle läve astunud, kas sa kujutad ette, mis ma sinu jaoks valmis oli? Aga Jumal võib tuua meid uuesti ringiga tagasi, kui me oleme ka öelnud ah kuu peale kõik. meil on alati võimalik meelt parandada, paluda andeks ja tulla tagasi ikkagi astuda üle selle lävepaku, on nii? aga meil on leiva murdmine ees. ma arvan, et on hea teha seda ja kinnitada seda lepingut uuesti, et ükskõik, kus me oleme, kas me oleme praegu oma ootuses, kas me oleme praegu oma lootuses, kas me oleme üle lootuste uskumises veel, kus kohas me oleme või me oleme äsja oma võidu kätte saanud ja oleme äsja selle lävepaku taas kord ületanud ja otsustanud edasi minna. ma arvan, et on hea, kui me tuleme praegu ja kinnitame oma lepingut selle altari ääres, et Jeesus, meie oleme sinuga, ükskõik mis, meie oleme sinuga. me tuleme koos sinuga, sina oled meie ülim autasu. selle poole me siruptume, selle poole me oleme teel. me ei jäta sind kunagi ja selle märgiks me murrame seda leiba ja me tuletame meelde, et tema loobus oma elust 33-aastase noormehena. ta vabatahtlikult andis ära kogu oma pereõnne. ta ei saanud kunagi nautida õnnelikke päevi armastatud abikaasaga. tal ei olnud seda mitte kunagi. ta ei saanud kunagi näha omaenda beebisid, hoida süles omaenda lapsi. ta ei näinud kunagi omaenda lapsi üles kasvamas tublideks inimesteks ja olla nende üle uhke. ta ei saanud kunagi olla vanavanem. ta ei saanud kunagi näha isegi tegusat, jõulist, rõõmsat keskiga. ta oli 33, kui ta ütles hästi, sinu pärast ma loobun kõigest sellest. ma ei ole näinud mitte midagi, ma ei ole kogenud mitte midagi, mis kõik oleks võinud olla, aga ma loobun sellest sinu nimel, sinu pärast, et sina saaksid selle. ta pani oma elu maha ja selle märgiks on ka see leiva murdmine, et me ütleme, Jeesus, sina loobusid minu pärast oma ihust, loobusid oma tulevikust, oma elust, oma kõigest. kas mina ei peaks loobuma sinu pärast ka kõigest, mis mulle armas? sinu nimel, sinu pärast. ja kui me murrame seda leiba, siis me tuletame seda meelde, mis ülima ohvri tõi tema meie pärast, mitte iseenese pärast. tal ei olnud vaja ristil surra, et saada taevasse. ta oli täiuslik. ta oleks nagunii läinud. ta tuli taevast vabatahtlikult, ta läks tagasi sinna. see, millest ta läbi tuli ja millest ta loobus, oli ainult minu ja sinu pärast. ja vot seda me tuletame ka leiva murdmisel meelde. ja samamoodi, kui me võtame selle karika, võtame selle punase joogi, mis meenutab meile tema verd ja ütleme, Jeesus, sina valasid välja kogu oma elu, sest lihahing, eluhing on veres. sa valasid oma vere välja, et meie saaksime osa sinu elust nüüd, üleloomulikust kaitsest, üleloomulikust tervisest, üleloomulikust jõukusest, varustusest, üleloomulikust teest koos Jumalaga ja igavesest elust, igavikust, kujutate ette, igavesest elust,
läbi ajastute, mitte kunagi enam me ei sure, mitte kunagi enam me ei koge mitte midagi sellist, mis siin maa peal on. Selle kõik ta tegi meile kättesaadavaks, kui ta valas oma elu välja. Kas ei ole see väärt, et minetada tõesti kõik, millest on vaja lahti lasta, et sirutuda selle poole, mis on ees? Ma ütlen, et see taevase kutsumise võiduhind, see on seda väärt, olla igavesti koos temaga. Nii et kui kellegi südames on peidus kibedust, kui kellegi südames on peidus varjatud valu, varjatud pinge, varjatud etteheide, varjatud pettumus, et me laseme selle praegu lahti. Lihtsalt lase lahti, kujuta oma vaimusilmas ette, kuidas sa võtad oma käed, oma haarde selle küljest ära ja ütled hästi, Jeesus, ma ohverdan selle kaotuse sinule, ma panen selle altarile, ma ohverdan selle kurbuse, ma panen selle ära, ma panen altarile selle ja ma ei võta seda enam mitte kunagi tagasi. Ma võtan selle pettumuse, mis on mulle nii armas olnud ja mis on mind toitnud nagu mingisugune veenisisene, mingisugune toitmine. See pettumus on mind väestanud, see on hoidnud mind elus, see on hoidnud mind alal. Ei, ma võtan selle pettumuse praegu ja ma asetan selle altarile ja ma ei luba seda enam tagasi. Ma lasen selle lahti. Lihtsalt laseme lahti oma pettumused, oma mittesaamised, oma võitmata jäänud võidud, oma trofeed. Paneme kõik selle ära altarile, sest tema on väärt 1,000,000 korda rohkem kui mida iganes meil selles maailmas on võita või kaotada. Jeesuse nimel. Aamen.